Täna algasid koalitsiooni läbirääkimised Reformierakonna ja Eesti 200 vahel. Loomulikult on asi veel nii värske, et milleski kokku leppida pole jõutud, aga ometigi toodi välja paar märksõna, milleks on julgeolek ja majandus. Peaminister tundus täna suisa säravat, kui rääkis juba ilma sotsideta tehtud otsustest. Tuli kohe otsustamisele töölepingu seaduse muutused, mis tähendab seda, et näiteks üliõpilased, näiteks pensionärid, näiteks tervisenõudega või sellise kõrgendatud tervisenõuetega inimesed saavad osakoormusega tööd teha. Sotsid selle töölepingu seaduse lihtsamaks muutmist, paindlikumaks muutmist valitsuses pidurdasid. Miks pidurdasid, ei teagi, ilmselt ametiühingutega oli neil justkui ühine arusaamine, aga see annab ju inimestele, kes tahavad osakoormusega tööd teha, võimaluse ja annab ka tööandjatele võimaluse tagada nendele inimestele sotsiaalsed garantiid. Nii et juba esimene konkreetne asi ilma sotsideta sai tehtud ja maksumuudatused tulevad ka. No, aga kuidas tunne Eesti 200-ga on, et on see teie ühisosa siis nüüd nii suur, et valitsus saab moodustatud? Ma usun küll jah, sest ega praktikas tegelikult valitsus ju teeb tööd samal ajal, et seekordsed kõnelused on sisuliselt samal ajal, kui valitsus teeb otsuseid, sest järgmisel teisipäeval tuleb ju kaitseminister, ma arvan, Eesti jaoks ühe kõige olulisema plaaniga meie julgeolekukabinetti ehk sellega, kuidas me tõstame kaitsekulutusi ja samal ajal, kui me läbirääkimisi peame, me tõenäoliselt peame juba erinevaid plaane samal reaalajas tegema. Me ei tee selliseid läbirääkimisi, kus me hariduses, tervishoius mingid väga üldised põhimõtted lepime kokku, et analüüsime ja tuleme välja kuskil kunagi mingi reformiplaaniga. Ma arvan, et Eesti riik on täna sellises olukorras, kus tervishoiu valdkonnas näiteks enam ei saa rääkida kuskil kabinettides tervishoiuplaanide tegemisest, sest meil on see miinus tervisekassast tiksunud juba 10 aastaid, et me soovime siiski teha juba konkreetsed reformiplaani kokkuleppeid ja võtame selleks natuke rohkem aega. Aga mis see ajaline plaan on? Praegu märtsi keskpaik, mina olen kuulnud midagi maikuusest. Ja me teeme aluslepingu selleks, et valitsus tegelikult tööle saaks, eks ole, et valitsus oleksid ministrikohad täidetud, et Riigikogus oleks komisjonide kohad nagu selged, kes kuidas komisjone juhib. Selleks on vaja meil umbes nädal, et me nädalaga saaksime ka kaitse ja julgeoleku ja välispoliitika ja majanduse teemad kokku leppida, valdavalt maksude teemad. Ja saame edasi minna, valitsus saab tööle hakata, aga see teine osa koalitsioonilepingust, kus need valdkondlikud reformiplaanid kokku leppime, see on tõesti nüüd siis märts, aprill, mai. Tulevasel koalitsioonil saab Riigikogus olema 52 kohta ja tänaseks on kõik niinimetatud aknaalused ehk parteitud kinnitanud, et ennast nad uuel koalitsioonil ära osta ei lase. Kuidas sellisel juhul valitsus oma otsuste läbiminemises kindel saab olla? Mina loodan olulistele otsustele ja mul on alust mitte ainult loota, vaid olen ka seda kuulnud sõnades ka parlamendis, et ka opositsiooni poole pealt tuleb toetus meie jaoks olulistele asjadele ehk siis kaitsekulude kasvule, maksude kaotamisele, me tahame ettevõtte tulumaksu kaotada, äraisiku tulumaksukoormust alandada, selle sama esimesest eurost tulumaksu ära tühistada ja see ka maksusüsteemi normaalseks jälle muutmisele. Nii et ma arvan, et olulistele asjadele me toe saame ja eks me peame siis ise nagu olema oma suhtluses võimalikult avatud, et otsima tuge sealt, kus saame.